too mõni näide piibliloost, kus siis võivad olla tulnukad mängus ja mida on meile selgitatud siis läbi erinevate piiblilugude? No, eks ma toon Too kõige tuntum, mida kõik teavad. No kindlasti jah, et väga, väga tuntud filmide ja igasuguste ka nagu arutuste või moraliseeringute nagu näiteks on lugu Soodomast ja Gomorrast, eks ole. Kui keegi ei tea, millega tegu on, siis vähemalt ta on kuulnud seda ja nende jaoks on see Soodom ja Gomorra on igavene surimuri ja mingi suur segadus ja pahandus, eks ole. Aga see on üks näide, mille ma sinna tõin ka, seepärast, et kogu lugu on väga ratsionaalselt, väga lihtsalt ja väga ilusti kirjeldatud siis Moosese raamatus ja see kannaks pealkirja, et juhtum Mamre tammikus. Et tuleb meelde siin Saue tammik ja Kaitseliidu õppeväljak, aga Mamre tammik, kus siis oli juutide nagu üks autoriteetidest Aabram, elas oma naise Saaraga ja siis ühel täiesti tavalisel suvepäeval vaatab eemalt, et temal külalised tulevad, et kolm meest tulevad tema poole. Noh, kui meest, siis meest, eks ole, et kui oleks inglid, siis inglid on tekitatud keskaegse kultuuri ja muu niisuguse ideoloogilise mõtlemise tulemusena, eks ole. Et kui keegi oleks tiivade lehvides liikunud või mingi põrriga või elektritõuksiga tulnud, siis oleks midagi muud olnud, eks ole, aga astusid kolm meest sinna suunas ja siis üllatuseks Aabram läheb vastu ja ütleb, et püha, et millega ma olen selle au ära teeninud, et ta tundis ära seal, siis ütleme projektijuhi, keda saatsid siis kaks väärikat kaaslast. Turvamehed. No turvamehed või kuidas öelda projekti teostajad või midagi niisugused, et me selle süsteemi nii-öelda mehhanismi ei tea, aga formaalselt me saime aru, et need olid saatjad ja siis nendel saatjatel oli järgnev roll, aga siis Aabrami üllatus oli suur, palus siis tamme varju istuma, kuum selline aaselik keskpäev ja siis lippas siis, et kui nii kõrget isandad on võtnud auks mind külastada, et siis istuge, et traditsiooni järgi tuleb jalgu pesta ja keha kinnitada. Läks sulase juurde, ütles, et võta üks parim vasikas ja tee praadi või sibulakloopsi, läks Saara juurde, et võta jahu ja piima ja tee pankasi või tee head kooki, eks ole, või head saia. No on ikka väärikad külalised. No ja siis muidugi noore mehena lugedes oli see ikka väga põnev, sest et jälgid sõna-sõnalt, mis on öelnud iga koma kohta, iga mõttepausi. Ja siis Saara teeb saiad või pankad, Sulane teeb korraliku soojatoidu ja siis istutakse, võetakse kehakinnitust. Ka 3 külalist ja kiitsid tema toitu. Minu üllatus oli suur, et kuidas esoteerilised olendid, kelleks tuleb pidada siis neid, kes Abrahami juurde tulid, võtsid ja sõid, et see eeldab ju seedetrakti. Ma mõtlen, et tulnukad lihad ei söö. Täielikku füüsilist olemist, eks ole. Aga nad vähe sellest, et nad sõid, nad kiitsid ja nagu mehed muiste, siis argnes seal üks jälle niisugune prekognitiivne või ennustus aspekt, kus Abrahamile öeldakse, et su naine sünnitab aasta pärast poja ja siis seal siis on väike niisugune
käte väänamine, et Saara ütleb, et see ei ole võimalik, et meie vanuse ja sinu vanuse juures, et see on absurdne, aga siis see juht või liider ütleb, et ma ei oleks mina, kui ma niisugust udu ajaks, et võta arvesse ja siis jälgi. Ja siis peale seda, kui oli see episood nagu ümber, siis läks jutt selle peale, et juht tegi teatavaks, et tal on kaasas need saatjad, kellega nad, kes lähevad, vaatavad siis Soodomo ja Gomorra käekäiku, sest on otsustatud need linnad nende ebamoraalse ja amoraalse eluviisi ja häbematuse pärast nagu likvideerida kõige karmimal moel. Ja Abraham, olles muidugi nagu vastutav kui suguharu liider, hakkas siis kauplema kellega, eks selle, ütleme siis projektijuhiga, et kas seal peab olema nii palju inimesi, et sa õigeid, et sa jätaks alles või piisab 10 õigest või 5 õigest. Ja võt siis selline täiesti sükene ratsionaalne businesspõhine arutelu, et kuidas edasi. Ja kui oli siis otsustatud, siis läksid nad seal Mamrest ära ja Soodoma ja Gomorra suunas, siis Jahve läks eraldi ja inglid läksid siis Abramiga kaasa, läksid Abrami sugulaste juurde, kelleks oli siis Loti perekond. Ja seal oli siis selline situatsioon, et kohalikud tundsid ära, et need 2 tegijat ei ole nende kandi mehed. Ja siis nõudsid Lotil, et tee väravad lahti, saada mehed välja ja et me tahame nii-öelda proovida, mis mehed need on. Ja et seal oleks tõenäoliselt löömaks näinud need, keda siis piibel nimetab ingliteks, et need ütlesid, et ei, et ei ole vaja lahti teha, et ootame veel. Ja siis, kui oli õige aeg, siis ütles Lotile, et nüüd, kui me läheme, siis tulete meie järgi ja kohe ja me läheme linnast välja ja tagasi ei tohi vaadata. Ja seal oli siis kuulus lugu, et linn hävitati väävli ja tulega ja siis Loti naine põgenemisel või linnast väljaminekul vaatas tagasi ja jäi soolasambaks. Niisugused lood on lastele või noortele ja kirikulugu kuulates niisugused väga muljetavaldavad, eks ole, soolasambaks jäämine ja tule ja väävliga hävitamine kõik. Aga siis enne selle sealt Loti juurest väljaminekut on selgelt öeldud niiviisi, et need 2 olendit, kes olid seal siis nagu hindajad, need lõid kohalike pimedusega. Et see meenutab kaasajal sellist supervalgusrelva või nii-öelda intensiivset flashi. Et meil on siin lähiajaloos kasutatud ka sellist võtet mõne luuremehe deporteerimiseks või väljaviimiseks, et tugevad helisignaalid, valgussignaalid ja pimedusega löömine ja siis viidi omad eemale. Et kuidas niisugust lugu siis tõlgendada, eks ole, et mis mehed need olid. Et kui me kujutame ette, et nad nägid välja päevitunud pruunika nahaga palestiinlaste moodi või araablaste moodi ilma silmnähtavate tiibadeta ja et need oleks nagu siis kuskilt X kohast pärit, aga täiesti meie hulka sobivasti infiltreeruvad. Eesti esu.